Aitäh! Tere! Räägin teile siis ühe kiire loo, kuidas teadusest saab toode. 2006 aastal oli üks teadlane, Eesti teadlane, kes siis tahtis teostada idee, et oleks katus, tavaline teraskatus, aga see toodaks elektrit sama võimsalt nagu tavaline päikesepaneel. Ja miks ta seda tahtis? Sellepärast, et 2015, kes teist ehitasid maja, te mäletate, teil ei olnud palju valikuid, et teie katus võiks hakata tootma elektrit ilma selleta, te panete sinna mitu kihti, ehk panete need tavalised päikesepaneelid peale. Ja siis läks natuke mõni aasta edasi majandusinimesena 2018 suvel. Olen kuskil Väänas põllu peal hobusetallide ja autoremondi töökoha juures, astun garaažist sisse, kohtun teadlasega. Teadlase selja taga on siis kaks noort häbelikku üliõpilast, noort teadlast, kes siis tinutavad seal päikesepaneele, nii hõivatud, et vaevu tõstavad pilgu, tervitavad ja mu pilk suundub paremale. Ja siis ma tunnen, et ma armun ära. Mitte teadlasesse, vaid tootesse. Ehk siis seal vastu seina on see prototüüp, see toode, pikk, ilus, must, võimas ja see toodab elektrit. Ja sellel hetkel saab siis see armulugu teaduse ja ettevõtluse vahel. 2018 siis algab niinimetatud meie ökomässe, kus siis Rufid Solar asub seda toodet tutvustama. Ja oleme siis ikka veel garaažis, 4 aastat tagasi siin samas kultuurikatlas käisime tutvustamas, paneelid seljas, panime vastu seina, näitasime inimestele, inimesed, no tore, me ikka ei tea, kas see toodab elektrit, valts, plekk, no ma ei tea, kus on klikk, kus on see klassik, see, mida me oleme harjunud Eestis ruuki profiilina katusele panema. No ütleme, et teadlased ütlevad, et ei ole võimalik, et need standardmaterjalid ei sobitu. Ja saame garaažist välja, tulevad esimesed miljonid, investorid, Jüri Mõis, Hannes Tammjärv, tunnete pildi peal ära. Esimesed miljonid, küsivad investorid, aga kuidas see toode siis, millega te valutate maailma, et see on küll nüüd see esimene prototüüp, hästi tore, esimesed 5 katust on Nõmmel, Laulasmaal, Suurupis olemas, aga kuidas siis edasi, et mis on see maailma muutev toode? Ei ole veel. Siis läheb mõni aasta edasi ja võidame juba siis selle esimese 5 paigaldatud katuse pealt Eesti keskkonnaauhinna aastal 2018. Ja ikkagi käime üritustel, messidel, kütame mööda maailma ja küsitakse, et aga kus siis on nagu see toode, mida saab niimoodi klõksti sinna katusele panna, mida nagu ise oskaks ka panna, mida ei pea panema tööriistadega valtsimeister. Laiutame käsi, ütleme, et töötame selle kallal, läheb aega pool aastat, küll ta tuleb. Ja siis paneme pead kokku, teadlased ja ettevõtjad, siis meid oli 6 inimest, siis oli juba natuke rohkem inimesi tiimis. Ja meie argipäev on siis selline, et teate küll, inimene on millessegi armunud, et siis tal on topeltenergia. Ja et siis päeval hommikul siis panen seal finantsjuhiga oma esimeste lauda kokku, esimest ja viimast korda, kui ma siis akutrelli käes hoidsin. Ja siis niimoodi, et kõike tuleb ise nullist teha, 9 ametit korraga ja siis päeval särame, võtame igasugused innovatsiooni ja keskkonna ja tehnoloogia auhindu vastu, niimoodi umbes 5 tükki aastas, mitu aastat järjest. Nii et selline glamuur ja raske selline garaažist välja saamine ja masstootmise alustamine. Ja mis siis juhtub? Jõuab kätte. Siit nimelt jätsin mõned slaidid ära, mul ei ole 20 slaidi, mul on vähem. Ja mis siis juhtus? Vahepeal juhtus koroona, aga mis on ka hea? Vahepeal tuli ära korjata siis mõned sellised projektid, kus rahastus teadusele, innovatsioonile ja praktikale, ehk me tegime siis 2 EAS-i, aitäh EAS-ile nende miljonite eest, paar tootearendust, tarkvara ja tootmisliini arendust ja nüüd 2022 on meil tiimis tänase päevaga 67 inimest, kus siis teadus, ettevõtlus on jõudnud sinna maale, et kui te tulete, sõidate ringi seal Kuusalus või Lõuna-Eestis, siis see klikktoode on nüüd katustel. Ehk sellel vahepealsel ajal, mis siis, et oli kriis, juhtusid turul sellised head asjad, kus need kõik asjad klikkisid järsku omavahel kokku
ja mis on veel niimoodi, et meil ei ole nüüd mitte ainult üks uus toode, vaid järgmisel aastal tuleb ka järgmine välja. Nii et see unistus, mis on 4 aastat pidime vastama küsimustele. Meie müügimees alustas iga tehnilise tiimi koosolekut küsimusega, millal klikk valmis saab. Ja nüüd siis see aasta, kui ta valmis sai, siis on ainult vaja siis käia jätkuvalt mööda maailma tutvustada, rääkida, et kui te tahate tasuta elektrit, siis te peate oma katuse tööle panema, et ega naabrimees teile tasuta elektrit ei saada. Nii et need olid meie kõige esimesed katused, kõik nad toodavad elektrit siiamaani juba 5. aastat. Ma arvan, et nende tasuvusajaga on juba päris hästi, nad on täiesti või sees. Ja see on siis sellel suvel siis see uus klikktoode, teised olid valsplekk katused ja mille üle ma olen kõige uhkem on minu õppehoone, nii et ma olen siis see majandusinimene, mitte see teadlane. See õppehoone, kus mina Tartu Ülikoolis õppisin, siis väga palju aastaid tagasi, selle maja katusel on Roofit Solar materjal ja toodab sellele majale elektrit. Nii et see hetk, et sa tunned, et sa oled sellest Tartu Ülikoolist teaduse pesast välja kasvanud ja su oma alma mater toodab nüüd meie enda selle väikese garaažist välja kasvanud ettevõtte tootega elektrit, et see on selline uhke ja rõõmus moment. Nii et see oli siis lugu, kuidas teadusest sai toode ja tuleb järjest erinevaid tooteid, et alati olla nagu samm ees sellest Elon Muskist, kes teeb ka oma Solar Roof lahendusi, aga eestlased, et teeme nagu rohkem ja ägedamalt ja maalähedasemalt. Nii et see oli minu lugu ja 6 minutiga sain hakkama. Aitäh! Aitäh, Helen, et oli küsimus ka selline, et milline teil üldse välja näeb tootearendusplaan? Et mis teil järgmisel on, et kas sealt on võimalik seinasid hakata klikkima või milline teil see üldse välja näeb? Seinad, fassaadimaterjal juba on olemas, on võimalik ka fassaade teha. Meil on aegade jooksul hästi palju värve küsitud. Ütleme nii, et värvi puhul me jääme musta juurde, sest et see on kõige efektiivsem, hinnalt kõige parem. Värve me esialgu ei paku. Aga just see, et on erinevas mõõdus, erinevas pikkuses, et iga katus on Lego justkui, et iga katus on erinev ja tootearendusel, et meil valmis ka siis oma tarkvara. Ehk siis kogu see katuse disaini tarkvara, sel hetkel, kui te küsite hinnapakkumist, ei lähe enam meil 2 päeva, et 8 erinevast platvormisse kokku panna, vaid läheb 15 minutit. Kui palju maksab ühele Eesti keskmisele majaomanikule, mõtleb nüüd, et tahaks see katuse saada? Mis see hinnatase üldse jääb sellele? See on nagu see, et kas on olemas keskmist autot ja kõike sellist keskmist, aga ütleme niimoodi, et teil võiks olla 5 kuu palk kõrvale pandud, et siis saate endale katusevahetuse uue katuse. Vau, me räägime ka keskmisest palgast, jah? Ei või teie palgast ikka. Okei. Nüüd teeme kiire uuringu, et kui palju, mis me palgatasemest me siin üldse räägime. Aga igal juhul, Helen, aitäh sulle selle eest. Ja...